Allo, allo. No, tere. Kas Tiit Seiki kuuleb? Ikka kuulen. Nii, täna on siis, mis kuupäev meil on 18. detsember, aga siis reedel on 21 ja meil on siis selline talve- ja jõulusimm on seal Tartus Zodiagis, et ehk räägid natuke, kuidas ettevalmistus läinud on ja mis seal nagu täpsemalt toimub? Jaa, et praeguse hetkega kõik nagu sujub ja kõik, kes seal on nagu välja kuulutatud, kindlasti ka kõik kohal ilusti on. Pileti teenmüük praegu veel käib ja siis korraldasime ka ühe loosimismängu muusikastuudiole ehk siis peolehel ja siis vaatame, kui palju rahvas kokku tuleb. Ja kas sul on mingisugused plaate ka veel müügil? Praegu saab osta kindlasti seal koha pealt 3 erinevat plaati, tellisin esimest plaati natuke juurde, siis on meil seda keskmist plaati järel ja peaks olema ka isegi 2 või 3 plaati seda suvelõpu Simmani plaati isegi veel, et kiiremad saavad endale nad ka koha peal soetada. Loetle nüüd kiiresti need ka nagu siis üles, et kes seal nagu täpselt peale minu nagu siis veel üles astuvad? No peale minu ja sinu on siis lava peal oodata nüüd siis Zodiagis viimast korda Kasetsjoki Jüri ja Popstar Raitsi. Siis on ansambel Spirviili, tantsuansambel Dark Velvet ja üks üllatuskülaline tuleb ka kindlasti, kes astub üles. Jõuluvana näiteks. Ja jõuluvana muidugi on koha peal. Keegi mulle saatis läbi Facebooki sellise kirja küsimusega, et kas seal peole nagu vanusepiirang ka on. Mina soovitasin sinu poole pöörduda, et mina ei oska selle küsimusele vastata. Zodiac on siuke koht, et me ei ole nagu seadnud mingit vanusepiiranguid, sest pidu saab alguse kell 8 ja väga kultuurne seltskond käib seal koos, et mingid põdisid siiamaani ei ole olnudki, et 2 või 3 aastat on väga ilusti kõik seal toiminud, kõik inimesed, kes on koha peal käinud, on väga viisakad ja kui probleemi ei teki, siis ei ole ka seda ohtu nüüd, et keegi seal viskab seal välja kellegi, kes on seal 16 või 15 või et kui kõik korralikult seal ülal peavad, siis ei sea nagu seda vanusepiirangut. Ja kas neid eelpüügist on ostetud piletid juba küllaga või on mõni saadaval ka veel, kes nagu eelmüügist läheb veel osta ja kui kaua eelmüük nagu käib, et kas neljapäeva õhtuni või mismoodi? Eelmüügipileteid müüme kindlasti 21. kuupäevi välja. Tõenäoliselt ma võtan selle kokkuvõtte kuskil 2-3 päeval isegi. Aga eks sa... Ootan seal võib-olla viimase minuti tahtjaid on veel. Aga eks sa... Lauakohti on praegu orienteeruvalt kinni pandud 60 kanti, et lauakohtadega ongi see probleem, et Zodiagis kõigile ei jätku, aga tasub kindlasti koha peale tulla, sest tänu sellele, et võib ju juhtuda, et neid lauakohti ka vabaks jääb, siis saavad ikkagi soovijad ka istuma, et kindlasti nüüd ärgu inimesed mõtelegu, et kui lauakohti ei ole, siis jätame tulemata. Ja kui mõni nüüd mõtleb, et ma tahaks eelmüügist pileti osta, aga et kuidas ma seda saan, et äkki ütled, et kuidas seda teha? Peolehel on olemas siis info, kuidas saab interneti teel osta ja kindlasti saab ka koha peal käies siis paaris Zodiac läbi. See peolehe nimi, kuidas see on, ütle see ka. Minnes siis Facebookis muusikastuudio lehele, sealt saate juba liiata üles siukese lehe nagu peolehe talve- ja jõulusimman ja sealt on siis kogu info ka üleval ilusti sinust. Ja ma loodan, et mul see köhanahu läheb selleks ajaks üle, et ma saaks laua peale esineda, eks seal vaata, sinagi köhid praegust, et siis seda Metsamaja laulu nagu laulaks nagu uuena vist, et nagu minul oli see refrääni osa, nagu ma aru sain. Jaa, et Metsamaja on igavene kihvt laul, et tegelikult on väga palju juba kiidetud selle laulu
ja noh, ma usun, et seal mingi 10% inimestest tuleb just selle laulu pärast kohale. Ja no kindlasti need Vana paar ja Teel Lätti, mis on minu arust väga tore laul ja need teised laulud, et üritaks neid ka laulda, et loodame, et võtame ka neid, et sidrunid ja kuumad... Kui meil praegu on väike köha ja häält ei ole, siis kindlasti anname endast parima, et reedel ka vormis oleme. Ja siis soovitan veel kõigil, et kellel ei ole veel eelmüügis piletid ostetud, et võib kindlasti osta, et väga põnev üritus tuleb ja sõnaga, et siis reedel olemis nagu kõik laval ja sõna 21. detsembril ja siis, et soovitan nagu kõigil tulla ja siis, et ütleme nii, et jääme siis kohtumiseni ja sõnaga ja nägemist, et soovin sulle kõik head ettevalmistused, kohtume siis reedel. Tšau! Teeme nii, tšau!